Minu lugu oli selline, et kui ma Augustit kandsin ja rase olin, siis ma olin iseenda jaoks lihtsalt nii suurt sihukest väge ja rõõmu ja sellist nagu õnnetunnet täis. Igatahes ma tundsin ennast hästi-hästi vägevana. Ja kui siis August oli ära sündinud, siis see lihtsalt kadus kuskile. Selle haiglas esimestel päevadel nutma hakkasin ja põhimõtteliselt ma nutsin terve selle aasta. Ja olin kurb ja õnnetu ja tundsin igasuguseid raskeid tundeid ja mõtlesin, et appikene, kas see tähendabki, kas elu ongi nüüd selline, kas nagu kõik on teinud selle läbi ja mina ei tea sellest mitte midagi. Mul on väga super elukaaslane, kes siis nagu kuulas minu rõõmsat rääkimist, no mitte rõõmsat, mitte alati väga rõõmsat rääkimist, aga et ma sain hästi palju rääkida, kui mul oli vaja tarvis rääkida. Aitas ka mind hästi palju Augusti lapsehoidja, kellega me ka kuidagi väga sujuvalt saime väga mõnusa jutu peale. Ja üpris nagu ruttu tuli ka selline selgus, et ma tundsin, et kui ma tunnen ennast halvasti, ma tahan minna voodisse, teki üle pea tõmmata ja mingi ära surra, siis mul on kindlad nipid, kuidas ma ennast sellest olukorrast välja saan. Üks ikka hästi suur nipp oli lihtsalt kuuma duši alla minek või siis vanni minek. Hästi sujuvalt ja loomulikult kuidagi tulid igasugused visualiseerimisharjutused ja mediteerimine. Ma tundsin, et tegelikult need minu mõtted ja tunded on ju tegelikult, need on kõik mu enda omad. Ehk siis sama hästi ma saan ka iseenda suhtes leebemaks muuta. Ja kui August oli umbes aastane, kui ma hakkasin ka tegelikult päris nagu regulaarselt kohvikutes istumas käima, mis siis tähendaski minu jaoks seda, et ma käisin üksinda, läksin mingisugusesse kohvikusse ja istusin seal. Võtsin oma kohvi ja koogi, istusin ja kas ma kirjutasin, kui oli vaja mingisuguseid asju iseenda jaoks lahti kirjutada, sellepärast et see kirjutamine on ka olnud minu jaoks hästi sihuke teraapiline tegevus. Ja siis lihtsalt tülitasin inimesi ja nagu nendel hetkedel ma ka olin ikka väga sihuke rahulik ja nagu hästi maandav oli see. Andis tagasi sihukest nagu iseendaga olemise aega. Ja mulle tundub, et lõppkokkuvõttes see selline pikale veninud baby bluesi kogemus on hästi vinge ja vägev kogemus, mis minuga on kuidagi toimunud. Sellepärast, et mulle tundub, et selle pinnalt ma olen suutnud olla iseendaga niivõrd palju aus. Mul on ilmselgelt kõige parem kontakt endaga praegu nüüd, kui ma olen justkui ära tegelenud mingisuguste küsimustega, mida ma enne justkui kuskile peitu panin. Ja nüüd see teeb lihtsalt väga-väga õnnelikuks, kui saab lihtsalt olla, et näed, on jah nii, et ma olen sihuke nagu ma olen, aga et see on okei. Nii emana, nii naisena, kui siis ka iseendana. Peaasi.ee Pole hullu.